Tulevikuoskused. Igal töötajal on edukaks toimetulekuks vaja nii häid erialaseid kui üldoskusi. Erialased oskused on kui pilet töövestlusele tööturule. Millised on aga üldoskused, mis aina enam hinda lähevad ja igal töötajal olema peaks? OSKA tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse uuringutes on tööandjad välja toonud mitmeid erinevaid oskusi, mida tuleviku töötajal kindlasti vaja läheb. Neid oskusi ei saa hästi tunni või loengu teemana eraldi õppida, vaid pigem kujundada ja arendada erinevate tegevuste käigus nii koolis, tööl kui eraelus. Koostöö ja meeskonnatöö oskus. Enamasti me keegi ei tööta üksi. Tööülesannete lahendamiseks on vaja teha koostööd erinevate inimestega. Sünergiat ei saa tekkida, kui üksi toimetada. Iga meeskonnaliikme tugevused tuleb üles leida, sobivad rollid jaotada ja koostöös probleeme lahendada. Järjest enam ei tehta tööd mingis kindlas tiimis ja osakonnas, vaid meeskonnad vahetuvad vastavalt probleemidele, mida parasjagu lahendada vaja on. Lisaks lähematele kolleegidele tuleb kaasata ka koostööpartnereid teistest ettevõtetest, osakondadest ja nii edasi. Seetõttu muutub koostööoskus aina olulisemaks. Suhtlemisoskus, sealhulgas eri kultuuride tundmine. Kuna Eestis tööjõudu napib, asuvad koos tööle aina erinevamad inimesed. Vanemad ja nooremad generatsioonid, eri kultuuridest pärit töötajad, erivajadusega inimesed ja nii edasi. Aina tähtsamaks muutub nende kõigiga suhtlemisel arvestamine, suhtluspartneri mõistmine ja tema seisukohtadest arusaamine. Lisaks tuleb igal töökohal kasuks oskus oma mõtteid argumenteeritult, selgelt, julgelt ja veenvalt edasi anda. Ja kuna 80% Eesti rikkusest tuleb välismaalt, siis on oluline ka võõrkeele oskus, et eri riikide klientide ja kolleegidega suhelda. Probleemide lahendamise oskus. Tööelu ongi probleemide lahendamine. Üha vähem on selliseid töid, kus on lahenduskäik täpselt ette öeldud. Tee, kuidas tulemused saavutada, tuleb ise välja mõelda. Oluline on enne tegutsemist hinnata ka lahendustee teostatavust ja optimaalsust. Kui lahendamist vaja probleem tundub esialgu liiga suur, tuleb see osadeks jagada ning osadele lahendused leida. Probleemide lahendamine eeldab nii iseseisvust kui vastutustunnet. Kohanemisvõime ja õpioskus. Elu muutub kiiresti. Me ei tööta enam ühel töökohal pikki aastakümneid, samuti muutub ühes ametis kiiresti töö sisu. 46% töökohtade sisu muutub suurel määral järgmise 15 aastaga. Sellise olukorraga aitavad toime tulla tahe ja valmisolek pidevalt uusi asju õppida. Analüüsi ja kriitilise mõtlemise oskus. Meil on taskus terve maailma tarkus ja igasugused mõõdikud, olgu enda või tootmismasinate küljes, mis annavad aina rohkem infot. Seetõttu muutub aina olulisemaks tarkus selle info põhjal uut väärtust luua. Paraku ei ole kogu info tõene ja kasulik. Oskuseta nii numbrilist kui tekstilist infot mõista, kriitiliselt hinnata, seoseid luua ja nende põhjal õigeid järeldusi teha ei saa hakkama ükski tulevikutöötaja. Tehnoloogia kasutamise oskus. Tehnoloogia areng toob iga päev uusi võimalusi, mis meie tööd lihtsamaks muudavad. Need võimalused tuleb aga ära tunda ja kasutusele võtta. Nutikus ja julgus valida ja vajadusel tellida sobivaid tehnoloogilisi lahendusi ning neid oskuslikult kasutada aitab oma tööprotsesse lihtsustada. Kõik algab uudishimust uusi lahendusi katsetada. Tervikpildi nägemise oskus. Lisaks oma tööülesannetele tuleb aru saada, kuidas sinu töö panustab asutuse üldistesse eesmärkidesse, toodetesse või teenustesse. Siis oskad näha, mida saaksid muuta, et üldtulemus paraneks. Sel juhul oled tööandjale väärtuslik töötaja ning hinnatud ka kolleegide seas. Kiiresti muutuvate oludega aitavad toime tulla uudishimu, avatud meel ja katsetamisjulgus. Tekkivaid muutusi märgates ja nendega paindlikult kohanedes me tööta ei jää. Vaata täpsemalt oska.kutsekoda.ee